Järgnevas videos saame ülevaate droonide kasutusvõimalustest ja selleks vajalikest sensoritest inspekteerimisel ning kaardistustöödel. Mehitamata õhusõidukitest on saanud asendamatud töövahendid. Kui enamasti teatakse droone fotograafiast või filmimisest, siis järjest enam leiavad need ka tööstuslikke rakendusi. Võrreldes mehitatud lennuvahendiga on droon suhteliselt lihtsasti kasutatav erinevate mõõtmis- ja vaatlustööde teostamisel või maa-alade kaardistamisel. Seoses droonide tehnoloogilise arengu ning valiku suurenemisega turul suureneb ka nende kasutusvõimaluste hulk. Mõned näited valdkondadest, kus täna kasutatakse droone andmete kogumiseks, on ehitus, energeetika, keskkonnakaitse ning põllumajandus. Selleks, et drooniga oleks võimalik kasulikke andmeid koguda, on vajalik drooni varustamine mingi sensoriga. Sensor valitakse vastavalt sellele, milliseid andmeid on vaja koguda. Järgnevalt vaatleme mõningaid sensoreid ning nende rakendusalasid. RGB kaameraks nimetatakse kaamerat, mis jäädvustab kujutisi nähtava valguse spektris. Tegemist on samasuguste kaameratega, mille leiame näiteks oma telefoni küljest. Väiksema mõõdulistel droonidel on selline kaamera tavaliselt sisse ehitatud ning seda ei ole võimalik eemaldada. Suuremate, vahetatava lastiga droonide puhul on valikus erinevate parameetritega kaameraid erinevateks kasutusjuhtudeks. Kaardistamise ja inspektsioonide tegemisel kasutatakse RGB kaamerat peamiselt kahel viisil: detailseks visuaalseks inspektsiooniks või fotogrammeetriaks. Detailne inspektsioon kujutab endast mingite rajatiste või ehitiste detailide pildistamist kõrge resolutsiooniga piisavalt lähedalt, et tuvastada puudusi või defekte struktuuris. Saadud pilte analüüsivad kas inimesed või tehisaru. Fotogrammeetria on mõõtmiste sooritamine fotomaterjali põhjal. Protsess hõlmab endas mingi ala või objekti pildistamist drooniga, seejärel piltide kokkuliitmist spetsiaalse tarkvara abil, mille tulemuseks on 2- või 3-mõõtmeline mudel. Georefereerimise abil antakse mudeli igale punktile täpne koordinaat, mis vastab asukohale looduses. Selline mudel ei ole visuaalselt kuigi detailne, kuid võimaldab see-eest mõõta täpselt erinevate punktide kõrgusi ning vahekaugusi. Sellisel kujul alade või objektide kaardistamine toimub tavaliselt eelprogrammeeritud automaatse lennu abil. Multispektraalkaamera on võimeline jäädvustama kujutisi kindlates elektromagnetspektri sagedusvahemikes. Lisaks nähtavale valgusele võib jäädvustada ka näiteks lähiinfrapunakiirgust. Lähiinfrapunakiirgus peegeldub eriti hästi tagasi klorofüllilt. Seetõttu kasutatakse multispektraalkaamerat põhiliselt taimestiku uurimiseks. Kuna saadud pilte võib olla tavafotodest keerulisem tõlgendada, kasutatakse sageli saadud andmete analüüsimiseks tehisaru abi. Termokaamera jäädvustab infrapunakiirgust. Saadud info töödeldakse automaatselt nähtavaks pildiks, millel on näha pindade temperatuuri erinevused. Kui kaamera kalibreerida, on võimalik mõõta ka temperatuuride absoluutväärtusi. Termokaamerad on sensori keerukuse tõttu iseloomulikult madala resolutsiooniga. Droonidel tavaliselt kuni 1280 × 1024 pikslit. Hoolimata madala resolutsiooniga ja monokromaatilisest kujutisest on tulemusi võrdlemisi lihtne tõlgendada. Termokaamerat kasutatakse näiteks ehituses hoonete soojapidavuse hindamiseks, energeetikas lühiste või kehvade ühenduste tuvastamiseks ning päikesepaneelide efektiivsuse hindamiseks. Lidar on oma olemuselt laserkaugusmõõtja. Erinevalt tavalisest käes hoitavast kaugusmõõtjast saadab lidar sekundis välja 100 000 laserimpulsse. Laserkiired peegelduvad objektidelt tagasi ning võttes arvesse laserkiire liikumisele kulunud aega ning laserkiire nurka, arvutatakse välja tabatud punktide täpne kaugus lidarist. Lidari süsteemi komponentide hulgas on ka iseseisev navigatsioonisüsteem ning inertsiaalandurid, mis võimaldavad iga punkti asukohta määrata mõne sentimeetri,
kallimate süsteemide puhul ka mõne millimeetri täpsusega. Laserskanneerimise tulemus on kolmemõõtmeline punktipilv, mis on mõneti sarnane fotogrammeetrilise meetodiga loodud mudelile. Lidari punktipilve eeliseks on kõrgem resolutsioon ja laserkiire võime tungida läbi taimestiku maapinnani. Kuna laserskanneerimise käigus ei jäädvustata visuaalset infot, on tulemust keerulisem tõlgendada. Seetõttu vajavad lidarandmed lisatöötlust, mida nimetatakse klassifitseerimiseks. Klassifitseerimise käigus määratakse tehisaru abil igale skanneeritud punktiline numbriline väärtus ehk klass, mis vastab andmete kategooriale standardiseeritud tabelis. Näiteks klassid 3–5 näitavad taimestikku, klass 2 tähistab maapinda, klass 14 tähistab elektrivõrgus faasijuhet. Lidarit kasutatakse näiteks elektriliini koridoride kaardistamiseks eesmärgiga koguda infot seal kasvava taimestiku kohta, et saaks selle info põhjal hooldust planeerida. Samuti on lidariga võimalik kaardistada kindlaid maa-alasid eesmärgiga luua täpseid digitaalseid maapinna kõrgusmudeleid. Inspekteerimist on võimalik teostada erinevate lennuvahenditega. Sobivad nii lennukid, kopterid kui ka multirootorid. Õhusõiduk valitakse vastavalt nii töö iseloomule kui ka kasutatavale sensorile. Lennukitüüpi õhusõidukid sobivad hästi näiteks fotogrammeetriaks või laserskanneerimiseks suuremate maa-alade puhul tänu oma pikemale lennuajale. Lennukite puhul tuleb arvestada nende piiratud manööverdusvõimega. Kopterid ning multirootorid sobivad hästi detailseteks visuaalseteks inspektsioonideks tänu oma heale manööverdusvõimele ning võimalusele sooritada ka ripplendu. Alternatiiviks mehitamata õhusõiduki kasutamisele saab inspekteerimiseks ja kaardistamiseks kasutada ka mehitatud õhusõidukeid. Samuti teostatakse mitmeid inspektsioone õhusõidukite abita ning füüsiliselt objekti läheduses viibides. Mehitamata õhusõidukite kasutamisel inspektsioonides on oht inimestele väiksem. Näiteks ühe kõrgepinge masti inspekteerimiseks peab tööline alternatiivina masti otsa tõusma, et erinevaid elemente kontrollida. Teise näitena linnakohal laserskanneerimist teostava mehitatud kopteri allakukkumise tagajärjed on tunduvalt ulatuslikumad kui drooni puhul. Võrreldes mehitatud lennundusega on vahendite hind ning hoolduskulud väikesed. Drooniga on inspekteeritavatele objektidele ohutum lähemale lennata ning seeläbi saavutada parem detailsus. Võrreldes jalgsipatrulliga teostatava elektriliinide inspektsiooniga on inspektsioon droonidega enam kui 2 korda kiirem. Võrreldes mehitatud lennuvahendite kasutusega on mehitamata õhusõidukitega inspekteerimisel ka puudusi. Suurema riski tõttu nii maa peal viibivatele inimestele kui ka teistele õhusõidukitele on regulatsioonidest tulenevalt mehitamata õhusõidukitega keerukam sooritada pikemaid lende, mille puhul asub õhusõiduk piloodi vaateväljast kaugemal. Lisaks on keeruline saada luba lennuks näiteks lennujaamade lähistel. Mehitamata õhusõidukite lennuaeg on võrreldes mehitatud lennuvahenditega väga lühike. Samas võtab drooni akude vahetamine vähem aega kui lennuki tankimine. Suuremate alade kaardistamisel jäävad droonid kiiruse poolest hetkel veel mehitatud lennuvahenditele alla, seda nii pikema lennuaja kui selle tõttu, et kopterid võimaldavad kanda võimekamaid instrumente.